Tere, head vaatajad ja kuulajad, Müstik Merlia siinpool. Täna on meie podcasti Peegeldused sarja 14. episood ja räägime teemal ma olen kuuldud, ma olen nähtud ja ma olen mõistetud. Päris selline suur ja baasiline teema. Ja räägi siis Merlia midagi sissejuhatuseks selle teemaga seoses. On sul mõni eluline näide või mingi hea kirjeldus selle kohta tuua? Tere! Ma arvan, et see on selline üks väga baasiline teema, et kui mõelda nüüd alateadlike mustrite koha pealt, mis tõenäoliselt on alguse saanud siis väga varajases lapsepõlves, kuna väga tihti oleme me kogenud seda, eriti lapsena, et minu sõna nagu ei loe või ma tahan midagi, aga ma ei saa seda mingil põhjusel. Ja justkui nagu, et mina pean kuulama teisi täiskasvanuid, aga tegelikult vääriliselt mind ei võeta kuulda. Et nagu, siin on nagu läbi aegade üsna selliseid kindlaid väljendeid inimestele. Me oleme paljudega rääkinud sessioonides sellel teemal, et üks väga levinud on näiteks, et laps räägib siis, kui kana pissib. Vist ka varem oleme juttu teinud teistel teemadel. Mina näiteks kuulsin sellist lauset oma vanaisa käest, et lapse tahtmine on tahmane. Ma ei tea, võib-olla on taolisi lauseid veel. Ja said aru sellest lapsena ka, et mis see tähendab, kas sa kujutasid ette, et mingi tahm on seal küljes või kuidas sa aru said sellest lapsena? Mäletad sa üldse seda? Ja ma mäletan, et ma olin ikkagi, ma ei olnud veel kooliealine, ma olin vanaisa juures külas ja vanaisa oli nagu, ta oli üsna haige, see oli tema nagu eluaastad nagu lõpupoole ja tal olid kogu aeg valud, nii et ta oli ikkagi niimoodi kogu aeg pahur. Ja ma mäletan, ma jooksin nagu rõõmsalt jooksin kööki, ütlesin vanemale, et ma tahan juua. Ja siis vanaisa nagu käratas, et lapse tahtmine on tahmane. Sest tegelikult tema ise tahtis vist midagi just vanaema käest saada. Aga siis mingi laps tuleb mingisuguse asjaga. Ma muidugi täna tean, et temale oli ilmselt seda öeldud, kui tema laps oli ja kui tema võib-olla tahtis midagi. Et lapsed peavad ennast ohjeldama, lapsed ei tohi rääkida, kui täiskasvanud räägivad. Ei tohi vahele segada. Põhimõtteliselt on väga hea, kui ei segata vahele, et sul on juba kahe kõnes alati see, et sa lased teisel ka rääkida. Aga me oleme kogenud jah, et erineval viisil ilmselt lapsepõlves nagu just seda tugevusastet, et kui palju sa võid, kui palju sul on lapsena lubatud ja tulevikus tekibki ka täiskasvanutega suhtlemisel, omavanustega, vanematega tulevad need tasandid sisse, et nagu, mis ma siin räägin, mind niikuinii ei kuulata või ma nii väga püüan midagi nagu ennast mõistetavaks teha ja ma saan aru, et ikkagi mind ei mõisteta või mind ei kuulda või mind ei nähta. Ja miks täna see üldse päevakorrale tuua see teema, tundub, et ühisväljas on see teema tugevalt üleval, sest päris mitu klienti on tulnud nagu just selle sama, igal ajal varieerub natukene, kuidas me seda sõnastame, aga põhimõtteliselt suures plaanis on ikkagi see, me kõik igatseme nii väga, et meid kuulataks ja et me saaks tegelikult veel väljendada ennast ehedalt, mitte siis niimoodi nagu mult oodatakse või ma arvan, et mult oodatakse, vaid nagu ma päriselt spontaanselt tunnen. Ja ma arvan, et ma ei oska midagi konkreetselt praegult rohkem välja tuua, sest et minul on ka selline kasvatus olnud, et ma pean ikkagi hästi palju nagu arvestama teistega, olema hästi viisakas, et mul ikkagi kujunes pikaks ajaks see people pleaser muster sealt välja. Et neid asju on väga palju. Praeguseks ma olen ise saanud sellest kohast mingisuguse kergenduse, et
esiteks kuna ma ei vajagi seda nii nagu desperately, et mind kuuldaks, siis mul ei ole nagu seda puudust üleval ja tänu sellele ei tule ka ellu neid olukordi, et mind ei mõisteta või mind ei kuulata. Ja ma nüüd ise kuulan ennast rohkem ja mõistan ennast ja siis mul ei ole nagu enam nüüd nii palju seda väljaspoolt vaja. Aga see on jah, kuhu ma nüüd ennast ise jutuga viisin, et praegu lihtsalt väga paljudel on see teema üleval ja sellepärast tasub sellest rääkida. Kas sinul on ka mingeid konkreetseid kogemusi, et sind ei kuulata või ei mõisteta? No, kindlasti. Ma arvan, neid on kamaluga kõigil elukogemustes ja minul samamoodi, et hiljuti ma nägin unes niimoodi sellist unenägu, kus oli nii, et nagu mind ei nagu võetud kuulda või mind ei võetud ja siis ma mäletan unes, kuidas mul oli nagu kurgus oli ka selline raskus oli nagu, et ma nagu tahtsin nagu täitsa nagu hüüda või karjuda või midagi, aga siis ei nagu tulnud nagu häält kurgust justkui välja või niimoodi, ilmselgelt siis mingi selline väljendamise stress, kuidagi see stsenaarium seal unes oli ka nii, et ma proovisin seletada siis, mida ma tahan või kuidas võiksid olla midagi ja siis seda ei kuulatud ja siis läks hoopis nagu valesti või vale pidi või kuidagi oli siuke katki ja kole ja nii edasi ja siis ma kuidagi siuke nagu lämmatas mu väljendust kohe see nagu, et ma ei saanud nagu rääkidagi või siis proovisin kuidagi jõuga nagu kuidagi unenäos siis seal nagu karjuda oma nagu soove. Ilmselgelt alateadvuses mingi selline väljendus, et mind võetakse kuulda või minu arvamust võetakse kuulda või minu ekspertiisi võetakse kuulda, mingi selline asi lõi seal unenäos välja. Jah. Seoses naistega, see unenäos, ühesõnaga jah. Et see oli konkreetselt oli mingi siuke kodu kujundamise või kodu ehitamise või maja ja mingi selle ümber keeles seal unes, aga kui niimoodi ainult mudelit vaadata, siis jah, et mind võetakse kuulda või minu arvamus võetakse kuulda. Võib-olla isegi mitte nii palju see, et kas see nagu töösse läheb, vaid et seda võetakse kuulda, et seda saab üldse väljendada. Et igal ühel on ju oma mingi arvamus ja nii ei ole võimalik teha alati, et teeme mingi asja, kus kõik arvamused on arvestatud, et siis sellest ei pruugi ka midagi tulla. Et mingil, et värvime maja kollaseks ja punaseks ja siniseks samal ajal, siis ta pole mitte ükski nendest. Sest on üks kirju-mirju on ju, aga ühesõnaga. Ja, et see, et ma olen kuuldud, näiteks, et sa kirjeldasid seda stseeni, et sa jooksed tuppa, ütled oma soovi ja siis saad prauhti nagu niimoodi krae vahele, et see soov ei ole õige soov või sina ei ole üldsegi sellises positsioonis, et oma elus üldse midagi soovida. Et seda küll jah, et siis mis see teha võib ongi, et täiskasvanud inimene kas hakkab oma soove vuristama hästi ruttu, äkki keegi ütleb vahele või kritiseerib või hakkab hästi kiiresti rääkima oma mõtteid või oma asju. Ma ei julge üldse neid rääkida, ei julge üldse soovidagi midagi. Enda jaoks, enda kasuks või enda heaoluks mingid asju üldse soovida. Jah, ja nii võtta huvitav oli see, et sa praegu ütlesid, et unenäos sa tundsid nagu, et sa tahaks nagu karjuda nagu jõuga väljas, et neid oma soove. Et üks klient, kellega me hiljuti tegelesime ka selle sama teemaga, et ma olen kuuldud. Sealt tuli välja tegelikult, et see on nagu, see ei olnud nagu selline ego tasandil, et nii, ma tahan nüüd, et kõik mind kuulaksid, vaid see oli nagu hingekarje, et see on nagu selline huvitav koht, et mul on tegelikult vaja ise ennast kuuldavaks teha, aga ma ei saa, mul on mingi plokk ees, mul on mingi nagu, aga ja kust see plokk tuleb, on ikkagi alateadlikud mustrid.
et hingel endal ei ole mingit probleemi tegelikult väljendada, eks ju, enda seda autentset ja ehedat ja ainus, mis takistab, on nii-öelda need, ütleme võib-olla siis ego poolt nii-öelda ära õpetatud mustrid, mis seal alateadvuses on, mis hakkavad automaatselt juba tööle, et me ei mõtle nende peale, me ei jõua isegi mõelda, sest alateadvus töötab nii kiiresti, see lihtsalt on ja sa ei saa isegi aru, et see sul on. Et mida nüüd siis teha edasi, kui ma tunnen lihtsalt seda, et mind ei kuulata ja ma oleks justkui nagu osade inimeste jaoks nähtamatu või ma nagu justkui võib-olla väljendan ennast, aga seal võib teinekord see olla ka veel, et kui on nagu, ma ei tea, näiteks suhtes 2 inimest, siis üks püüab väljendada, aga see teine inimene, kellele väljendatakse, temal on jälle oma mustrid, et tema kuuleb sellest nagu midagi, mida tema tahab või siis, vaata, kuidas selle asja nimi oli, see kodune kurtus, selline väljend. Kohalik kurtus. Mida see tähendas, et vaata vahetevahel on nagu suhetes selline kodune kurtus? See kohalik kurtus tähendab seda, et teatud kontekstis ei suuda töödelda teadvust seda, mida ta kuuleb. Ja asendab selle kohe oma mingi jutuga. Et kas täitsa niimoodi, ma ei tea, kuidas seda igapäevaelus mingit head näidet, ega sessioonides on küll olnud mitu korda selliseid nagu näiteid, mis ma enda sessioonides tean, et kui mul on tehtud seda hologrammi meetodi sessiooni, et kuidas seal sessioonides liigutakse nende, just kui öeldakse see taotlus, teadlik taotlus ja siis kui seal tekib dissonants alateadlike salvestuste vahel, siis see dissonants võtab nii palju energiat, et enam ei suuda selgelt mõelda või selgelt ennast väljendada või midagi sellist ja samamoodi kuulmist nagu puudutab see. Ja siis võib olla sessioonis nii, et see, kes sessiooni juhendab või läbi viib, ütleb sellise mingi ilusa lause, ma ei tea. Minu ema armastab minu väljendust või minu ema toetab minu isikliku vaatenurga väljendust. Siis, kui seal on nii hästi tugev turbulent või segadus nagu alateadvuses, tekib selle lausega väga tugev töötlus, siis võib olla nii, et sessiooni ajal ma kuulen ainult minu ema ja siis edasi nagu ma kuulen, et midagi öeldi, aga mis asi siis, mis asja või mis see lause tähendab, et see või öelda, et super raske on lauset töödelda nagu kuni sinna maani, et jah, see on lihtne 5 sõnaga lause, üldse ei jää meelde või jääb kuidagi kurku kinni. Ei saa nagu välja öeldud, kuigi kui sa nagu niimoodi rahulikult sõnaaval vaatad seda, et selles lauses on ju kõik kuidas öelda, harmooniline. Ja siis ongi see, et sellise harmoonilise teadliku taotlusega alateadvusel on nii oma salvestused ja siis tekib nagu dissonants või selline vastuolu, et ma ütlen mingi teadliku harmoonilise taotluse ja kõik minu salvestused ütlevad, et ei, see ei ole nii või nii ei saa olla. Ja siis see võib olla nii segadusse ajav, et jooksebki väljendus kinni või ei kuule, mida sa räägid. Ma ei kuule, mida sessiooni läbiviija räägib, nagu kaob ära udu sisse. Ja seda arvestades võibki vahetevahel nüüd olla näiteks paari suhtes, üks räägib oma asja, tahab, et teda mõistetakse, aga sellel teisel on selles teemas võib-olla nii suured oma alateadlikud turbulentsid oma lapsepõlvest, et mitte asi ei ole selles, et ta ei suuda seda teist inimest mõista, vaid selles teemas tal lihtsalt kaob ära. Pilt kaob ära. Ja ta ei kuule. Hääl kaob ära. Jah. Et selles suhtes omavahelised suhtlemised on ikkagi väga-väga nagu põnevad ja nendesse ei saa üheselt suhtuda. See on ikka väga kompleksne see inimeste vaheline suhtlemine. Tuleb nii välja, jah, ja seda enam kui niimoodi arvuliselt väljendades väidetakse, et 95% suhtlusest käib alateadvuse tasandil teadlikult, siis võib-olla siis ütleme sellise hologrammi meetodi ja teiste meetodide taotlus ongi see, et see muutub teadlikumaks. Et ma
ise saan valida, kuidas ma väljendan ennast teadlikult või kuidas ma töötlen teiste inimeste väljendust, kui keegi väljendab midagi. Et siis see automaatselt ei tähenda kohe seda, et ma solvun või muutun kurvaks või vihastan kellegi mingi väljenduse peale. Et see on lihtsalt väljendus ju, kui niimoodi võtta. Lihtsalt õhk vibreerib, aga kuna siis, kui mul on väga tugevad salvestused, siis ta ei vibreeri niisama, siis ta käivitab minus kohe igasuguse laviini, igasuguseid asju. Igasuguseid reaktsioone erinevatel tasanditel. Ja noh, mis ütleme, hologrammi meetodis vaadatakse justkui seda tervikut, et noh, kõik tasandid, füüsiline, emotsionaalne, mentaalne ja nii edasi. Ja no siis on näha, noh, et mis siis, kui mitmetasandiline see, et see ei ole ainult, et mingi mentaalne tasand läheb segadusse, siis seal on turvaprobleemid, siis seal võib-olla füüsilise südamesignaalid on sellega seostunud, selle kontekstiga, alati see konteksti puudutamine puudutab ka, muudab südamesignaale inimesel või see puudutab, ma ei tea, mis iganes, noh, füsioloogias mingid signaalid, et kui alateadvusele, noh, nagu meil siin ütles, poeg Mihkel ütles, et alateadvusel on 2 prioriteeti. Üks on, et me ellu jääksime ja teine on, et füsioloogiat, meie füsioloogiat, meil oleks lihtsam oma keha juhtida. Kuna kehas on nii palju asju, siis me ei saa kõiki neid detaile, noh, mingis mõttes me saame, aga noh, samal ajal nagu näiteks, et selleks, et ma ei tea, palli visata või tooli peal istuda, peavad nagu 10 ja 10 lihased koostööd tegema oma vahel, koordineeritult koostööd. Me ei mõtle iga lihase peale, me anname lihtsalt taotluse. Me oleme harjutanud, ma ei tea, et tooli peal istumine tähendab nende lihaste sellist koostööd ja nad on selle mudeli ära salvestanud. Aga nüüd, mis siis juhtub, kui see ellujäämine ja noh, näiteks füsioloogia on niimoodi omavahel kokkulepp sellise mudeli salvestunud, et see tegelikult ei ole meie huvides, siis võib suur segadus tekkida. Noh, et kellega me siin hiljuti just tegelesime, sellega näiteks magneesiumi omastamine, noh, et näiteks šokolaadis on näiteks magneesiumit ja ema ja isa siis kui kritiseerisid ja keelasid või palju oli selle teema ümber, šokolaadi söömise ümber, palju emotsionaalset ja ärevat väljendust, siis justkui keha õppis ära, et noh, magneesiumi omastamine ei ole turvaline. Mis võib igasuguseid füsioloogilisi segadusi tekitada, sest magneesiumit on nii paljude asjade jaoks vaja. Närvisüsteemi rahunemiseks, lihaste lõdvestumiseks ja aju töötamiseks, optimaalseks töötamiseks, ühesõnaga palju segadust. Ja keha usub, et ta ei tohiks magneesiumit omastada, sest sellega kaasneb karistus või riidlemine või midagi sellist. Päris huvitav teos. Jah, et keha usub, ei tähendab, ütleme siis, jah, keha kuulab meie juhendust palju rohkem, kui me oleme arvanud, et ta kuulab. Suht sõna-sõnalt kuulab, mida me ütleme talle, et mida ta peaks tegema. Aga kuna ta on seda algusest peale teinud ja siis väljaspoolt on antud käsklusi ja laps on uskunud, et see on õige käsklus või nii on. On võtnud selle ilma filtrita selle nagu mudeli käskluse enda omaks ja edaspidi automaatselt annab ise endal neid käsklusi. Siis see võib hoopis nagu tervises või nagu anomaaliat tekitada, siis alateadvus võib inimesele karuteene teha, et tahtes aidata edukamalt ellu jääda tegelikult, ütleme sõna otseses mõttes võib elu tuksi keerata või täiesti segaduse keerata. Ma ei tea, kas inimesed teavad või seda karuteene lugu, mis see nagu müüt või muinasjutt või mis seal taga on, et ühel mehel oli karu ja see karu aitas meest, aitas tal töösid teha, talutöösid, ühesõnaga oli selline ustav sõber ja abiline. Ja siis ühel soojal päeval peremees pikutas puu all või kuskil seal talu seina ääres, magas. Tuli üks kärbes, karu valbas seal juures truult. Ja siis karu nägi, et kärbes tuleb peremehe näo peale, meremees läbi une rähma peale, kärbes tuleb jälle tagasi ja
sai aru, et kärbes segab peremehe und, karu võttis suure kivi 2 käpa vahel ja kui kärbe selle tuli, siis lõi kärbse maha koos sellega ka peremehe. Et siis nagu karuteene, ta aitas seda, nagu tahtis olukorda lahendada, aga lahendas selle niimoodi destruktiivselt, et peremees ka ei jäänud elama. Et siis nagu karuteene ja alateadus teeb tihti meile karuteeneid teatud kontekstides, püüdes meid edukamalt nii-öelda ellu jätta või ellu saada või elu säilitada. Ta kasutab sellised mudelid, mis võib elu põhimõtteliselt täitsa ära rikkuda. Nagu meie hea joonduse enda eluga täiesti ära rikkuda. Nii tervise tasandil kui emotsionaalsel tasandil või mis iganes muul tasandil, suhted, ma ei tea, kõik raha, loomingud ja igasugused asjad. Sest et ei ole teadlikkust. Kui tekib nagu teadlikkus, et mida hologrammi meetod teeb ka ju. Jah, see on põhimissioon, tuua teadlikuks kontekst, et alateadlik, sellel ellujäämise protokollil on nii suured volitused, kuna ta peab ellu jätma meid või hoolitsema sellest, et me elus, siis ta on hästi suured volitused. Ta võib iga hetk võtta ära mõtlemise, ta võib iga hetk ära võtta meie tundetasandi, enda juhtimise alla, meie reaktsioonid, ka füsioloogilised reaktsioonid, meie käitumise võib ära võtta enda juhtimise alla ja kasutada neid mudelid, mis kunagi on salvestatud. Sest need on ellujäämise olukorras salvestatud, siis neil on hästi suured volitused nendel mudelitel. Ja siis inimene imestab, miks mu keha reageerib mingi niimoodi anomaalselt mingite asjade peale või miks mul on sellised reaktsioonid. Ja kui see inimene saab teadlikuks sellest, seal on sellised mudelid ja kuidagi teadvustab seda, et see ei ole täna enam ellujäämine, et see oli lapse jaoks juba ellujäämine, täiskasvanud inimese jaoks on see turvaline, mõistetav, täiskasvanud inimene saab aru, miks teised inimesed seal käitusid nii, nagu nad käitusid või kes iganes. Ja siis, kui see kuidagi süvitsi joondub see, et see ei ole eluohtlik enam, siis tavaliselt toimub see muudatus või selline joondumine, harmoonia, on see siis füüsilises tervises, on see vaimses tervises, inimese projektides, soovides. Et need teadlikud taotlused hakkavad siis töösse minema, mis iganes see kellegi hinge taotlus on siis, mida teha. Kes seal mida teha tahab. Teine nii-öelda teema on see, et alateadvuses on illusioon, et mul ei ole väge teha midagi. Ja nüüd ma teadvustan, et ma ei ole enam laps, ma olen nüüd täiskasvanud, ma olen iseseisev ja mul on kõik vägi. Et mingite olukordade tõttu on tekkinud see illusiooni tunne, et ma ei suuda seda, ma ei oska, ma ei jaksa, midagi sellist. Ja teadvustad, et kui sa nagu näed, et see on mul ikka veel see lapse tasand siin tiksub selles kohas, eks ju. No kui sa näed, seda ei näe ju, siis solvud kellegi teise peale või oled pettunud kellekski teises, sa ei näe midagi, siis võetakse see vaatenurk kaob ära. See ongi see nagu paradoks. Reaktsioon tuleb sul otse nina alla, karjub sulle näkku, aga sa ei näe teda. Et see on minu mudel, et kui sa oled teinud nagu seda tööd palju, siis teistele sessioone või endale sessioone, siis sa hakkad juba kahtlustama, okei, ma olin vihane, ma ei ole olnud nagu ammu vihane. Nüüd äkki oli vihane, miks ma olin vihane või mis siis juhtus? Kus me olime, mis ruumis ma olin, kellega ma suhtlesin, mida mulle öeldi, et hakkab see võib-olla mingi tähelepanelikkus häälestub ka, et mis siis parasjagu toimus, kui minus tekkis reaktsioon. Et ma hakkan nagu seda kuidagi mõtestama või kaardistama, mis selle hetkel oli siis. Ja. Et kes seal oli seal, kas see oli mees, kes mul ütles või oli see naine või kas see oli mingi rolli esindaja, kes mulle midagi ütles, kas oli palju inimesi või oli mina üks ühele kellegagi, mis ruumis see toimus, oli see õues, sees ruumis, ma ei tea, autos kuskil, et kõik need võivad mängida rolli, sest sageli see reaktsioon ei ole nagu mingi ühe asja
nagu ühest asjast tulev asi või ühest salvestusest tulev asi. Pigem on see, et kuhjub paarkümmend mingit asja kokku ja ühel hetkel süsteem mõtleb, nüüd ma olen küll ellujäämise olukorras, sest siin on nagu, ma ei tea, 20 markerit, mis kõik annavad märku, et see on eluohtlik. Et siin on, ma ei tea, naine ja siis on see ruum ja siis on see tegevus ja see ja kõik see eluohtlikkuse protsendid kuhjuvad ja lõpuks on tõuke, et järelikult see on eluohtlik, ma pean siin kuidagi vihaga välja võitlema siit sellest olukorrast või mingi reaktsiooniga või mida keegi õppinud on, tõmbama endasse või hakkama nutma või hakkama nutma või solvuma või toast välja tormama või ma ei tea, midagi tegema sellist. Või karjuma teiste peal, kes kuidas on selle mustri lahendanud enda jaoks, et see ma ei näinud, kuidas vanemad seda on lahendanud või ühesõnaga mingi strateegia salvestanud ja siis me ei käitu nagu täiskasvanud sellel hetkel. See ei ole teadlik valik, sest kui sa küsid kelle käest, et me hakkame nüüd seda tegevust tegema, mis plaanid sul on? Minul on plaanis solvuda, hakata karjuma, tõmbuda endasse, keegi ei ütle niimoodi. See ei ole teadlik otsus olnud niimoodi reageerida, see tuli nagu just kui iseenesest. Ja teinekord võib käivitajaks olla näiteks lõhn, nagu minul vaata aasta tagasi, kui ma avastasin selle, et mustri, et mind ei võeta mängu ja siis mul tegelikult ei saanudki aru, see tuleb see, et mind ei võeta mängu, mind ei taheta, mingi selline asi. Ja tegelikult oligi see, et kui me Tenerifel olime, me iga päev läksime mööda mingisugusest kanalisatsiooni sellisest kohast, kus see lõhn oli üleval. Ja lõpuks me siis sessioonil, kui sa mulle sessiooni tegid, jõudsimegi ühe intsidendi juurde, mis toimus WC-s tüdrukutega, kus oli sarnane lõhn, eks ju, ja oli see sama asi, et mind ei võetud siis nii-öelda kampa ja vaat järsku siis see kanalisatsiooni lõhn tõi mulle mingi vana asja nagu üles, et ma tundsin mitu päeva, et mind ei võeta mängu, aga et kuidas need ja siis seal oli ka, sa suhtlesid sellele ka inimestega, see on üksi ja siis nende inimeste dünaamikas kuidagi sa tajusid seda, et hakkas välja mängima, on ju, et aga et need inimesed midagi teistmoodi kui tavaliselt, on ju. Aga ma sain selle peegelduse nendelt kätte, mis toimus minu sees. Ja see ongi see, et enamasti kõik peegeldused, mida me saame väljast poolt, ütlevad midagi meie enda kohta, et need ei ole nii, et tema teeb mulle nii, ta ütleb mulle seda või ta käitub minuga nii või ta ei kuula mind, ta ei mõista mind, ta ei näe mind, vaid tavaliselt on niimoodi, see asi on minu sees, aga tema mulle peegeldab seda, et miks ma näiteks võib-olla ise ei näe ennast, miks ma ise ei kuula ennast, miks ma ise ei mõista ennast, et viin tähelepanu kogu aeg endast väljapoole. Et võib-olla ma saan nüüd viia tähelepanu enda sisse, et selles mõttes on alateadvusega töö ülipõnev, mida kõike sa enda kohta saad avastada. Ja alateadvusega töö on ka väga tänuväärne, sest kuna ta on igas hetkes kaasas meiega, igas projektis, igas koostöös, igas suhtes, siis on igal pool ta mõjutab seda, et see on äärmiselt oluline teadvustada, mida ta toimetab seal, mida ta teeb, sest kõik need asjad saaksid palju kiiremini või ladusamalt või leebemalt või sõbralikumalt harmooniliselt liikuda, kui sinna ei sekku need nii-öelda ellujäämiseks vajalikud mudelid. Ja me saame ise hakata kõike juhtima. Ja sellega mõttega me võikski võib-olla täna otsad kokku tõmmata. Et soovime kõigile teadlikkuse avardumist kõigis tegevustes ja kontekstides ja suhetes. Ja rahulikuks jäämist olukordades. Ja, aitäh. Ja kohtume jälle. Kohtume jälle.